tere siit Palusalu aias, mina olen Maria ja täna räägime sellest, miks üldse püsililli võiks lõigata ja miks seda võiks võib-olla mitte teha. Ma näitan sulle kohe ka siit teiselt poolt aia pilti, videot, siis sa näed üldse, millest ma siin hakkan rääkima. Nii. Kui sa mind otse vaatad, sa võid julgelt tere öelda. Sa võid kommenteerida, kas sinu püsililled on maha lõigatud või nad on veel püsti. Ja miks üldse püsililli sügisel lõigatakse? Selleks on siis mitu erinevat põhjust. Ja kui küsida, kas üldse on vaja püsililli lõigata, siis kui me vaatame loodusest paralleele, siis tegelikult ju keegi looduses püsililli ehk siis rohtseid taimi maha ei lõika. Ja miks neid siis aedades lõigatakse, selleks on siis mitu erinevat põhjust. Sa võid otse kommenteerida, kas sinul on juba lõigatud või sul on veel püsti aias püsililled, mis sul siis peenral kasvavad. Ehk siis meil on ka tegelikult väga paljud püsililled lõikamata, suurem osa. Ja miks see siis tuleks üldse lõigata? Üks suur põhjus, miks lõigatakse sügisel püsililli, on see, et paljud lähevad koledaks, paljud püsililled ja nad ei näe siis enam ilusad välja. Nad võib-olla lamanduvad, nad muutuvad selliseks lögaseks, kui me räägime näiteks päevaliiliatest või hostadest, mis siis esimese külmaga väga koledaks lähevad. Ehk siis selle ilu pärast lõigatakse siis need püsililled sügisel juba maha, et see peenar näeks siis korrastatud välja. Teine põhjus, miks võiks siis sügisel püsililli lõigata, on see, et kui sul on peenras sellised taimed, mis siis on kergemini haigestunud mingitesse haigustesse, kas jahukastesse, mingitesse viirustesse, mõnesse muusse haigusesse või millel on olnud siis mingid haigustekitajad peal, siis tuleks need sügisel maha lõigata, et need ei jääks siis üle talve sul peenrasse talvituma, et siis kevadel uue hooga uusi taimi nakatada. Siis miks veel võiks lõigata püsililli sügisel? Sellepärast, et osad püsililled, mis lamanduvad, mis kevadel on siis ütleme lumega, lörtsiga pikali läinud, neid on siis oluliselt lihtsam lõigata maha sügisel kui kevadel. Mis see tähendab? See tähendab seda, et sul on sa saad oluliselt kiiremini selle töö tehtud sügisel, kui sa nad siis õigel ajal maha lõikad. Ja need ongi näiteks siis hostad või siis päevaliiljad või ka näiteks kortslehed, mis siis hästi lamanduvad ja mis siis pärast hiljem lõigates väga palju tööd juurde tekitavad, kui sa neid ei lõika õigel ajal ära. Ehk siis igal taimel on nii-öelda parim enne ja kui sa sellest üle lähed, siis võid siis oma nii-öelda hooldusvabast aiast unistada. Aga ka näiteks siin Faatseni naistena, kes mul siin kohe esimeses reas, kui me seda sügisel nüüd maha ei lõika, siis kevadel on ta igal juhul pikali ja siis on teda juba keerulisem maha lõigata. Et praegu on teda väga lihtne sirbiga siis maha lõigata. Või siis vaata, mis sul on aias sellised püsikud, mis kevadel maha kuku või pikali lähevad. Võid kommenteerida mulle, kui sa otse vaatad või sa korduses vaatad, kas sul on püsikud maha juba lõigatud või on veel püsti aias. Meil on siin väga paljud püsti. Siis miks ei tohiks püsikuid maha lõigata? Sel nädalal, kui sa märkasid, siis Palusalu aia lehele tuli
postitus, kus sa said laadida endale alla püsikute nimekirja taimedest, mida ei tohiks maha lõigata. Ja sellel on samamoodi mitu erinevat põhjust, miks ei tohiks sügisel püsikuid maha lõigata. Sealt nimekirjas sa leiad taimed, mida sa tõesti ei tohiks maha lõigata, aga ma räägin sulle siia juurde, mis on veel põhjused, miks ei tohiks püsikuid sügisel maha lõigata või liiga vara maha lõigata. Üks põhjus on see, et kui sa lõikad püsikud väga vara maha, näiteks juba kuskil juulikuus või augustikuus ja need püsikute pealsed on veel ilusad, siis juhtub selline asi, ma näitan sulle siia keskele, jäävad sellised tühjad kohad peenras. Ja mis nende tühjade kohtadega saab? Seal hakkavad kasvama üheaastased umbrohud, kui sul on siis püsiumbrohu vaba peenar. Ja see tähendab sinu jaoks lisahooldust. Ehk siis kui sul on ilusad püsile pealsed peal, mis on rohelised, mis on dekoratiivsed, siis neid ei tasu kohe esimese ropsuga maha lõigata. Siis teine põhjus, miks võiks püsikud jätta püsti talveks või siis võimalikult pikaks ajaks, on see, et nad annavad peenrale ka sellisel talvisel, jahedal ajal väga uhket struktuuri. Ma näitan sulle praegu siin Virginia männasmailast oma uhkete õisikutega, mis on ära itsenud ja mis on sellised nagu ussikesed või küünlad peenras praegu sügisel oma sellise erkrohelise, helekollase ja pruuni kontrastiga, ehk siis pruun on väga ilus kontrast tema lehestikule praegu. Ja see on tõesti üks taimedest, mida võib jätta püsti, kui ta sul siis ise püsti püsib või kui sa oled teda siis toestanud. Oleneb, mis sort sul siis aias on. Siis mis meie aias pikaks püsti jäävad, on ka erinevad sügisastrad, sest et need õitsevad praegu, annavad väga palju sellist värvi. Ma näitan sulle sinnapoole neid värvilaike, annavad värvi siis aeda, ehk siis nendega ei tasu ka kiirustada. Kuigi teoreetiliselt sa võiksid nad maha lõigata, aga kuna nad on ilusad, siis ei lõika. Siis ma näitan sulle veel siit päevaliilijaid, mis siis on praegu lõikamata ja kui need praegu lõikamata jäävad ja külm ja lumi peale tulevad, siis on pärast väga palju keerulisem neid maha lõigata. Võtab lihtsalt rohkem aega. Siis mis võiks veel püsti jätta, kindlasti vaata seda nimekirja, ma panen sulle selle lingi sinna alla, selle video alla, siis sealt saad neid taimi veel juurde lugeda, miks või milliseid ei tohiks siis maha lõigata. Siis sellised taimed, mida talveks peab lisaks katma või mis kardavad külma, mis on külmaõrnad, neid ei tohiks kindlasti siis sügisel maha lõigata või siis tuleks veel ka lisaks katta. Sa võid kommentaaridesse panna, kas sul on juba püsililled maha lõigatud, kui sa mind otse vaatad või kui sa mind järele vaatad. Kui sul on aed, kas sul on need püsikud juba maha lõigatud või on veel lõikamata. Siis miks püsikuid või ka 1 või 2 aastaseid maha lõigata? See sõltub ka sellest, kas sa tahad, et nad seemnetega paljuneks või sa ei taha, et nad paljuneks. Sest mõned taimed paljunevad seemnetega väga edukalt ja kui sa ei taha, et nad leviksid, siis tuleb need paratamatult õigel ajal maha lõigata, mis tähendab seda, et tuleb siis enne seemnete valmimist maha lõigata. Siin on näiteks üks hiidokaputk, mis on meil lõikamata praegu. Aga samas ta annab ka sügisel ja talvel hästi uhket struktuuri peenras, kui siia veel härmatis peale tuleb. Ehk siis see on selline otsustamise küsimus, kas teha ühte või teha teist.
et tegelikult praegu väga palju propageeritakse seda, et püsililli ei lõika kõiki maha sügisel, et ei oleks see peenar siis sügisel täiesti korrektne ja korralik. Sellel on mitu põhjust. Esiteks siis see, et osad taimed ei kannata seda sügisest lõikamist, nad muutuvad külmaõrnaks. Ja teine põhjus on ka selles, et niimoodi saab säilitada siis rohkem seda ökoloogilisust aias, talvitumispaikasid kasuritele, luua siis isegi linnukestele selliseid seemnekupraid, mida nad saavad siis talvel toiduks tarvitada. Et ka selline ökoloogiline tagamõte on sellel olemas. Samas, miks peaks võib-olla veel lõikama, on siis taimehaigused, nagu ma enne ütlesin, et kui sul on sellised haiged taimed aias, siis need tuleks kas siis välja juurida ja hävitada või siis lihtsalt maha lõigata, et see haigus ei leviks järgmisel aastal uuesti nendele taimedele. Et ma panen sulle siia lingi ka pärast alla, milliseid taimi siis ei tohiks maha lõigata sügisel, et sa saad siis nii-öelda vaadata üle, kui sa pole päris kindel. Ja päris mitmed taimed jäävad siis talveks ka ilusat struktuuri andma peenras, näiteks ka see hiidiisop siin sellise püstise struktuuriga, mis lumega pikali ei kuku ja päris hästi püsti püsib. Ja muidugi need taimed, mis siis praegu õitsevad, võiksid siis veel püsti püsida, püsti jääda. Siin on näiteks amellaster, mis siis praegu veel täitsa ilusat värvi siis peenras annab. Siin on näiteks punanupp, mis on oma praegu mitte punaste, vaid siis mustade nupukestega ja annab ilusat struktuuri. Et vaata selle pilguga, mis siis võiks püsti jääda, mis tuleks maha lõigata. Ja muidugi ka hiired on siis teema, et kui liiga palju sellist head kraami on hiirtele pesa tegemiseks, erinevad kõrrelised, vabandust, siis ka nemad hakkavad seal peenras kurja tegema. Ehk siis see lõikamine on teema oma ette. Et kesktee on selline, nagu paljude asjade puhul, selline hea valik võib-olla. Ja paljud kõrrelised saab sügisel maha lõigata, mis enam ei ole dekoratiivsed või mis küll ma ei karda. Et laese nimekirja alla vaata sealt üle, seal on ka kõrrelised välja toodud. Et meil siin on suurem osa lõikamata. Ja need lõikamata taimed annavad praegu peenras igal juhul kõrgust, annavad veel värvi, sest ka näiteks pruunid, mustad, kollased, rohelised, sinised, lillad toonid on sügisel sellised küpsed toonid, väga ilusad toonid, millega saab tegelikult ka väga huvitavaid ilusaid pilte teha. Et kui sa oled jälginud, siis meie lehel on praegu ka selliseid sügistoonides pilte, mis siis ei ole üldse koledad, on pigem väga huvitavad, väga omaette sellise sügisese küpsuse toonides, värvides ja annavad sellist sügisest meeleolu väga hästi edasi. Siin on näiteks üks purpursiilkübar, mis on väga uhke kontrastiga selle terava kastingu taustal. Aga ma soovin sulle ilusat nädala lõppu ja me kohtume varsti.